Kui Äripäev mõni aeg tagasi kirjutas ravimifirmade poolt kinni makstud arstide koolitusreisidest, sattusime arstide ägeda rünnaku alla. Kui ravimifirma on makstud mingisugust toetust mingisuguse koolituse eest, et tegemist ei ole koolitustega, tegemist on reklaamüritustega, kus on ravimireklaamiga tegemist ka. Me ei lasku terminite üle praegu vaidlemise peale, eks ole? Miks nad käivad reklaamüritustel? Mina teada, nad käivad koolitustel. Aga see on ju täiendkoolituseks ja seal saadesse lisainformatsiooni. Arstid väitsid, et koolitustel ja seminaridel käib tõsine ja tundidepikkune töö, kus tutvustatakse uusimaid tehnoloogiaid. Ravimireklaami seal pole ja kui on, siis nemad pole sellest mõjutatavad. Eelmisel nädalal sai Äripäeva toimetus anonüümse vihje, et ravimifirma MSD korraldab 1. aprillil gynekoloogidele ürituse Tallinna lennujaama vanas terminalis. Kummaline oli, et selle ürituse kohta polnud võimalik leida ühtegi viidet naistearstide seltsi ega ka ravimifirma kodulehel, kus on kirjas kõik toimuvad loengud. Äripäev tahtis veenduda, et arstide jutul on tõsi taga. Otsustasime teha osaluseksperimendi ja vaadata, mis taolistel üritustel tegelikult toimub. Astudes reede õhtul sisse Tallinna vana lennujaama uksest, polnud mul õrna aimugi, mida üks ravimifirma korraldatud üritus gynekoloogidele endast kujutab. Kuldsetes vestides cateringi poisid sebivad ringi, pakuvad tulijatele kohvi, salatit, võileibu ning pirukaid. Maandun saali viimasesse ritta. Ligi 200 inimesele mõeldud saal on rahvast pilgeni täis. Näen siniseid naisteringi logoga õhupalli vanikuid ning Nuvaringi suuri ravimireklaame. Saali keskel vahekäigus seisavad valge pluusi ja punase pioneerirätikuga MSD naistöötajad, kes vastavalt eeskõneleja häälele teevad stewardessidele omaseid liigutusi. Vaheajal saab business klassis koridoris maitsvaid suupisteid ja kangemaid alkohoolseid jooke. Kõlab kõmisev mehe hääl mikrofonis. Maitsvaid suupisteid ja kangemaid alkohoolseid. Ja pioneeriks riietunud naised laksavad käelabaga kõrile. Õnnelikku enne. Tuu teile tiimaks. Ekraanil on kiri Nuvaring ning pulti astub Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst Konstantin Riidnõi. Kolleegid plaksutavad. Ta on rõõmsameelse ja siira olekuga arst. Naistearst Konstantin Riidnõi räägib Nuvaringist, selle koostisest ja erinevatest näitajatest. Räägib, kui tõhus ja turvaline see on. Lisaks lihtne paigaldada. Nuvaring sobib absoluutselt kõigile, kellest saate kirjutada kombineeritud konsultatsioon. Ja ikka on vaja, ikka näitab on vaja rääkida ja neid tuleb tutvustada minu konsultatsioonide kõik. Aitäh! Taas tulevad etlema ravimifirma töötajad. Stseenid on pärit rahvale tuntud telesaadetest ja teatritükkidest. Kõikide numbrite läbivaks teemaks on rõnganaljad. Nüüd lähevad käiku toolidel olnud paberid, kus on kirjas laulusõnad. Kui te naised, nähes kuud, mõtleksite tollest rõngast kas või vähe. Kui et kurat teab, kus käib ja kuhu läheb. Huvitav, mida ütleks merel seilav sõprade laulu autor Jaan Tätte seda kuuldes? Apa kunagine hitt Ring, ring kõlab aga nii. Nuva, ring, ring, ring. Paljud laulavad kaasa, plaksutavad. Loo refrääni ajal teeb publik kätega ringe. Olen segaduses. Ma ei oska selgitada, mida ma näen, milleks seda kõike tehakse ja mis üritus see üldse on. Mulle tundub selline ajupesu tuttav teleekraanilt ja Ameerika kultuuris, kuid mitte Eestis,
tarkade ja väärikate arstide ees. Teadustaja palub kinnitada rõngad ja kutsub sööma, jooma, lubades diskot, karaoket ja kõike, mida soovitakse. Rikkalikult kaetud terve koridori pikkune laud külmade suupistete ja soode toitudega. Kehastun taas ajakirjanikuks ning küsitlen fotograafiga ürituselt lahkuvaid arste. Mis üritus teil täna oli? Oi, mis üritus meil täna oli? Täna oli selline tähtis üritus. Lennujaama üritus, maandusime Tallinnas. Kui siin oli tegemist nüüd ühe kindla toote, selle Nuvaringi reklaamiga ka? Üldiselt on ikka väga just sellega, et kõike valida. Et tõeline valik oleks õige valik. See on väga individuaalne. Aga siin tehti konkreetselt reklaami Nuvaringile, rasestumisvastasele vahendile ka? Ei tehtud. Ei tehtud üldse reklaami? Ei, reklaami niisugust küll siin ei olnud. Stopp! Kas usaldusväärse olekuga günekoloog valetab või tõesti ei mõista, et sattus sel üritusel halastamatu reklaami ohvriks? Nii et teid sellele ravimifirma, ütleme, see üritus ei mõjuta? Ei, absoluutselt mitte. Aga saate küsida veel. Siin on tahtamad ka. Mis üritus teil täna oli? Meil on üks teadusüritus. Teadusüritus. Mis firma selle korraldas? Aga meie läheme nüüd koju. Mis firma korraldas selle ürituse? Võite öelda? Ülevas meeleolus ämmaemand arvab, et show jätkub ka tänaval. Äripäevast Kadri Jakovson. Mis üritus teil täna siin oli? Väga kaua. Nuvaring. Tegelikult oli valve, öövalve. Aga mis tegelikult oli? Öövalve. Ja see jätkub. Mis firma selle korraldas? Te ise olete sellest firmast. Mina? Jah. Ma olen ajakirjanik. Ei ole. Lõpuks jääb ta meid uskuma ja muudab tooni. See on ravimifirma MSD. See on ravimifirma üritus arstidele. Nuvaringi reklaamitasin. Ei, ta ei reklaami. See on juba ammu turul. See oli lihtsalt selline presentatsiooni üritus. Mis ta siin kasuliku saite? Uuesti kõike meelde tuletada, mida ma juba tean. Ja lihtsalt meeleolukas üritus. Pakuti süüa juua ka? Meeleolu juurde kuulub söökjook, jah. Ise ka pidite midagi tasuma sellest? Ei. Kõik oli teie jaoks tasuta? Jah, just. Kõik oli meie jaoks tasuta. Selline suurejooneline söök ja jook käib alati selliste üritustega kaasas? Ei, mitte alati, aga lihtsalt võib-olla ütleme sellised üritused, et paar korda aastas tulevad, kus tehakse sellised, ütleme, vaadatakse kõik neid tulemusi ja siis tõmmatakse joont, et siis tehakse natuke. Peolt lahkuv günekoloog tunnistab ausalt, et tegemist on ravimifirma poolt korraldatud preemiaüritusega. Mis üritus see oli täna? Võite öelda? Ma ei soovi rääkida. Läbi ukse akent on näha, et ravimifirma töötajate seas on tekkinud ärevus. Nende näod on tõsised, omavahel arutatakse midagi. Turvanaine tuleb uksele ja palub meil lahkuda. Vabandage, palun minge ära, see on erapidu, te ei tohi siin olla. Lähen mikrofon käes õhtut sisse juhatanud MSD teraapiaala juhi Argo Läti juurde ning ütlen, et soovin teha intervjuud. Teie koht. Te peate siit lahkuma. Me soovime teiega intervjuud teha. Ei, te minge kuu peale. Oota, kuidas palun? Jaa, minge kuu peale siit. Me loodame, et arstid ei lase end taolistest üritustest mõjutada ning annavad endale aru, miks ravimifirmad nende meelt lahutavad ning neid kostitavad.